Minu nimi on Marilyn Jurman ja ma elukutselt olen näitleja võib öelda, aga viimasel ajal rohkem siis tegelen jooga õpetamisega. Mul on viimasel ajal olnud palju probleeme sellega, et kui ma teen joogat, siis kuna ma kannan prille, siis mul on väga keeruline liikuda, kuna ma pean pea alaspidi olema vahepeal ja erinevaid füüsilisi harjutusi tegema. Aga samal ajal ka õpilasi nägema, siis on mul juba pikalt peas keerleelnud see idee, et tahaks prillidest vabaneda. Kodus näiteks, kuna mul on väike laps, siis temale väga meeldib mu prille kogu aeg eest ära võtta, tagasi panna, tagasi panna. Tänu millele mul on prillid täiesti juba sellised. Et ma loodan, et siis seda prillide pärast kaklemist jääb kodus ka vähemaks. Minu nägemine on -1,75. Ma kasutan aeg-ajalt ka läätsi praegu, enamasti ühepäevaseid läätsi, aga see ei ole mulle väga meeldiv ja natukene ebamugav minu jaoks. Seega ma eelistan prille kanda. Varem ma sain ka vahel olla nii, et ma olen ilma prillideta, aga nüüd see on üsna võimatu, eriti pimedas, kuna pimedas on mu nägemine kuidagi veel kehvem. Põhiliselt häiribki mind see, et ma näiteks ei saa pimedas hästi autoga sõita ja et mul on prillid segavaks faktoriks jooga õpetamisel. Ma otsustasin, et ma tahaksin nüüd uuest aastast olla natukene uutmoodi. Kuna väga paljud minu sõbrad on ka teinud selle sama operatsiooni, siis ma otsustasin, et okei, et ma teen ka. Minu jaoks oli väga tähtis see, mida minu tuttavad mulle soovitasid ja kes on juba selle sama teekonna läbi käinud. Mul on tähtis see, et taastumine oleks kiire ja et kogu protseduur oleks ohutu. Ma olen natukene ärevuse sees oleva operatsiooni puhul, kuna ma olen seda pikalt edasi lükanud, aga kõik siin tunduvad sõbralikud, nii et ma vaikselt juba rahunen. No tegelikult ikkagi jälle aitas just hirmudega toimetulekul see, et nii paljud tuttavad on seda teinud ja see on hästi kuidagi lohutav. Ma vaatasin ka videosid koduleheküljelt ja kõik tundusid nii rõõmsad ja kõik olid nii rahul ja siis see rahustab väga maha, kui näed, et teised on rahule jäänud. Ma kuulsin sellest kõigepealt jälle läbi oma sõbranna Helene Vetiku kaudu ja tema mehe Madis Nestori kaudu, kes siis käis siin seda sama operatsiooni tegemas. Ma ei tea. Mul on prillid alates 9. klassist, nii et ma usun, et see saab olema mulle väga suur üllatus.